Tänases meistrinurgas räägime terrassist. Teeme ühe väikese terrassijupi, seda oleme me varem teinud ja ilmselt teeme ka tulevikus, kuna see on teema, mis on inimestele oluline ja hingelähedane. Terrassi materjalide puhul on valik lai. Loomulikult on meil tavalised männipuust lauad, mis on siis vastavalt kas rohelise või pruuni immutusega. Meil on lehiselauad, on veel eksootilised puidud. Meie teeme täna kõige tavalisemast immutatud lauast, võtame võimalikult laia, 145 mm laia laua ja teeme selle terrassijupi sellest. Terrassi ehitamisel võiks siiski kinni pidada mõningatest reeglitest. On talade vahekaugused, laudise vahed, kruvide kasutus, nüansid ja nii edasi. Seda kõike ei pea ise teadma ja alati pole vaja ka seda internetist otsida, sellepärast et kõik terrassimaterjalid müüjad, olgu nad siis ehituskauplused, eraldi puidukauplused või spetsialiseerunud terrassi tarvikute müüjad, omavad üldjuhul mingit sorti infomaterjale. Mina haarasin näiteks kaasa Puumarketist, kohe letist, neil on väga vahva terrassi kataloog. Samamoodi SV kinnitustarvikute kohta on väike juhend ja no miks mitte mõni võib-olla spetsiaalne raamat, mis sisaldab siis sellist materjali. Näiteks siin on mul käepärast Targu Talita käsiraamat Priit Valge sulest, kus on ka üks peatükk terrassist ja kus on kõik põhitõed väga mugavalt kirjas, nii et minul ongi plaanis sõrmega järge ajada ja endale see pisikene 1 meeter korda 2 meetrit terrass valmis meisterdada. No üks asi, mida ma kindlasti soovitan, on see, et tehke korrektne plaan, joonis, mille peal on juba kõik mõõdud ja asjad olemas, siis läheb see ehitamine palju lihtsamini ja hilisemas etapis tuleb palju vähem üllatusi, et kuskilt jääb midagi lühikeseks või midagi liiga pikaks või ei sobi kokku. Ja selle järgi pole nüüd muud kui ports juppe välja lõigata ja seejärel saame hakata rääkima kokkukruvimisest. Jupid on nüüd valdavas osas välja lõigatud, järgmine asi oleks kogu see asi kokku kruvida. Karkassi kokkukruvimisel on kasutusel natuke suuremad ja tugevamad kruvid, aga nüüd kui me räägime terrassi laudise kinnitamisest, siis meie tänaseks valikuks osutus SV uus S-Tech Max kruvi. Mis selle kruvi juures on erilist? Lisaks sellele, et ta on siis tugev, on tal väike ümmargune pea ja pea alaküljel on selline kare frees, mis tähendab seda, et kruvi läheb väga hästi laua pinna sisse selliselt, et ta ei kisu sealt pinde lahti. Kellelegi ei meeldi ju, kui terrassil on pinnud, mis lähevad sul jalga. Lisaks sellele on tal topeltvint. Topeltvint annab selle, et tal on laua kinni tõmbamisel tugevam jõud. Ehk siis, kui isegi mõned terrassilauad on kõverad, siis sa saad nad kergema vaevaga karkassi külge sirgu tõmmata. Kuna erinevad eksootilised puiduliigid, näiteks nagu lehis ja veel teised veelgi eksootilisemad on palju jõulisemad puud, siis nad rakendavad ka kruvile palju rohkem survet ja kruvi võib lihtsalt murduda. Seega meil ongi valikus tavaline nanokattega kruvi, mis on sobiv täiesti tavalisele immutatud männile, see mida mina kasutan ja selle kruvi kasuks mina ka otsustan. Teine variant on siis juba roostevabast terasest kruvi, mis oleks parem, kui lauad lähevad pikemaks, näiteks seal 5-6 meetrit pikad lauad, kus on mängimine suurem ja kui kasutame eksootilisi puiduliike, ehk siis ka kruvi tugevust tuleks vaadata, kui erinevate materjalide vahel valida. Terrassi paigaldamisel loomulikult tihti on inimeste küsimus, aga kui suure vahega peaks terrassi lauad olema? Seal on küsimus millimeetrites, jällegi raamatu sõna ütleb, et 145 sendi laiusel laual võiks ta olla siis seal 3-5 millimeetrit, kui me räägime süvaimmutatud männipuidust. Kõige parem on 3 millimeetrit saavutada tollipulga paksusega, siis ei pea midagi siin mõõtma ega tegema. Paned selle tollipulga otsa vahele ja täpselt nii palju see ongi. Ja nüüd me näemegi siin selle kruviga, et kuidas see toimib. Et tõepoolest, kui ta sisse keerata, siis on siin nagu puuritud auk järel.
no vot sellise väikese terrassi valmistasin õhtupoolikuga. Selle panen nüüd sauna ette, sealt on kena välja astuda ja peal jalga puhata. Kvaliteetselt veedetud õhtupoolik ja soovitan seda teile kõigile.